Su uus singel välja tuleb. Šminga. Šmanga. Esmaesitlus. Nii. 1, 2, 3, 4. Tšinga-tšanga. Ei, see, kuidas see käis, oota? Šminga. Šminga-šmanga. Šminga-šminga-šmi-mi-mi-mi. Manga. Ma räägin, see on ülihea lugu. Ja nüüd drop. Tere tulemast tagasi. Kuulama Kuumakästi podcasti. Kogukonda. Jah, kommuun. Oskar, Jah. miks sa üle-eelmine episood puudusid? Ma magasin väga kaua. Ja siis ma magasin sisse ja ma tegin telefoni lahti ja ma vaatasin kella ja ma olin nagu there is no rebounding from this nagu. Seega. Moodusta 2 lauset. Üks, kus on vahest ja teine, kus on vahel. Ainult üks mõlema kohta. Täiesti suvalised laused. Vahel võib juhtuda nii, et inimesed magavad sisse. Ja siis Algus on väga hea. Oleks pead tegelikult teise esimese alustama, siis oleks nagu oota korra. Tuleb, on ju? Jah. Ma võtsin, mul kukkus telefon sinna alla ja ma võtsin ta sealt vahest ära. No jah. Vahest teinekord ei hilineks. Jah. Või ei puuduks. Just. Jah, väga tubli. Mina oleks feilinud selle ülesandega. No ma võtsin loomingulise lähenemise selles suhtes. Et jah, aga tere tulemast jälle, uus episood, uus nädal. Ma tahaks küsida, et kuidas teil see nädal läinud on. Aga nii ei saa küsida praegu. Miks ei saa küsida? Saab ikka. Saab või? Okay, kuidas väikse intervalliga lihtsalt. Kuidas teil see nädal läinud on? Tanel? Alustan. Mul on väga hästi praegu. Sellepärast, et ilmad on soojad, eks ole. Saab motikaga kohe sõitma minna. Ilgelt kõva. Täiega lahe. Täiega olen oodanud seda. Juba käisin sõitmas ka. Käisid jah? Ui, blää. No rets, no reaalselt rets. No terve aeg, kui ma sõitsin, mul nägu oli lihtsalt naerul. Ma läksin ülevaatust tegema motikaga, sellepärast, et eelmise aasta lõpus ma ei teinud. Ja noh, tegin, aga siis ma ei saanud läbi sellepärast, et ma ostsin AliExpressist, ostsin endale suunatuled. Sitaks lahedad näed välja. Mitu aastat järjest sa ei ole ülevaatust läbi saanud? Ühe korra. Teine kord. Sa ütlesid, sa ei saanud praegu ka või said või? Käiski. Jah, ta jõuab. Spakoinane. Ära torma. Kus tormada? Kiire kuskile. Igatahes. Eelmine aasta ei saanud läbi sellepärast, ostsin endale suunatuled, mis leedid, vaata. Muidu lihtsalt vilgub, vaata, aga see oli see vasakult paremale. Dünaamiline suunatuli. Ja siis kui vajutab pidurit, vilgub ka punast, on ja ilgelt kõva. Läksin sinna, ütles, et EU tähist ei ole, ei saa läbi lasta. Ma ütlesin, siis on nii, vaata. Aga 6 aega sai sõita veel sellepärast, et see ei olnud nagu ohtlik viga. Siis ma sõitsin 6 aega ära ja siis sai hooaeg läbi ja siis ma ütlesin, kui ma lähen, on ja. Nii, jõuame siia aastasse. Vahest suunatuled ära, on ja. Ostsin mingid vuhvelid. Läksin sinna. Ja aga nüüd tuli see mingi uus seadus, et mootorrattaid vaadatakse ka nüüd rohkem juunist või juulist tuleb see seadus, aga nemad juba hakkasid praegu tegema. Ja siis nad vaatasid seda ja siis tuli välja see, et mul on inglise tuli, esituli. Ja see tähendab? See tähendab seda, et muidu tavalised Euroopa tuled näitavad seda, et paremal poole on nagu tuli kõrgemal, aga inglise tule on vasakule poole. Ja siis ma ütlesin, okei, vaata, mis sa teed, on ja? Kuigi see mootorrata tuli on nagu, see ei pimesta, pimedas ma ei taha selle mootorrattaga sõita, sellepärast see on nagu veits nagu ohtlik, sest ma ei näe mitte sittagi. Ja siis ma sõitsin tagasi, ma veits oli kurb meel, et jälle mingi nuss sain valmis, on ja jälle mingi nuss. Persse. Ja siis ma nüüd pean uue ostma. See jälle 135 € raha on odav selles suhtes, aga ikkagi on ju odav. Raha vedeleb maas korralist üles. Jah. Ja siis kus sa käid, et sul raha sellele? Palun näita mulle selle hinnaosa nagu. Sama. Igal pool. Oskar, lähme ja kui ei ole, me süüdistame Tanelit. Just.
ja kui me ei leia, siis see kannab meile raha. Siis sul on lihtsalt, vaatad valesse kohta lihtsalt. See on nagu TikTokis see, kes see on see, kes paneb neid rahatähti kuskil peitu, vaata. Sina otsid neid üles, vaata. Ta sõidab mootorrattaga, võtta Tallinnat on nagu nii siin oli. Jah. Eks see nii ole, jah. Veel mingit seika? Peale motika? Oligi siis... Said terveks? Eelõhtul... Nüüd, kui see video on väljas, siis on see, et ma panin käesoojendused motikale. Nagu spaas. Ma ei ole sõitmas käinud muidu veel. Eile ma proovisin. Reaalselt spaas. Pane ainult mullivanni ja reaalselt nii mõnus. See on nagu see kord, kui ta rääkis, et vaata elab Lasnamäel, vaata tahaks, et oleks X5. Ja nüüd endale. Nüüd tegi endale täpselt samamoodi, tegigi pani sinna. Aga kas see nagu... Käesoojendused on mõnusad asjad. Mul on... Tegelikult oligi see, et kui ma sõitsin sinna, siis mul oli terve keha oli soe, aga kätel on külm. Kindad siis eeta? No aitavad, aga kui sul on konstantselt see külm tuul, siis ta nagu väga ei aita. Ja see on see ka, et kui vihma sajab, et siis käed kuivaks. Siis panin selle ja nüüd täna lähen proovima, kuidas ta siis on. Et kas ta päris ikka töötab. Ja kuidas sinu nädal läks? Väga lahe. Väga lahe. Me oleme selles nädalas praegu, kus piirangud läksid lahti ja siis veel, tegelikult oli suhteliselt kiire nädal. Nagu mul oli reaalselt niimoodi, ma olin esmaspäeva hommikul tööl, tegelikult isegi pühapäeva õhtul, mul meeldib pühapäeva õhtul nagu mõelda, mis mul nagu järgmisel nädalal ees on. Siis ma olingi nagu mingi, esmaspäevast reedeni tööl on ju, tavaliselt 10-6, siis 2 ööd tantsin, siis on veel üks Instagrami postitus, siis on mehe sünnipäev ja siis oli trenni võiks jõuda, on ju, ühe korra jõudsin õnneks, on ju. Ja siis ma olingi mingi, kuidas neid asju nüüd lahendada, aga ma sain hakkama. Ja nii hästi, et nagu siiamaani on täiega see ma teile nagu rääkisin, aga tegin siis oma härrale üllatuse, nii et võib-olla kui kellelgi mingid ideed on, siis eks oleneb ilmselgelt inimesest, on ju. Aga nagu ma soovitan, kui teil on mingisugune koht, kus te olete näiteks käinud aasta tagasi või mingisugune eriline mingi mälestus kuskil, siis minge sinna, sest et see nagu reaalselt, see on lihtsalt nii sürreaalne, sa lihtsalt oled seal, oled mingi, mõtle, mis me aasta tagasi olime nagu. Ja me oleme siin. See on nagu ülilahe. Ja sellega on see ka vaata, siis on nagu meeles vaata, et me tegime seda asja ja see on ka nagu annab juurde vits. Me tegime nagu välja ka, et kas 10 aasta pärast tuleme ka jälle sinna. Suht haige oleks. Suht lahe oleks. Aga jah, siis läksime linna peale ka ja nii palju tuttavaid nägin ja kõik oli nii tore ja kõik täiega mingi mõnulesid ja vaibisid ja täiega hea muusika oli igal pool. Ja siis ma käisin jälle ka tantsima, siis see oli ka väga lahe. Ühesõnaga lihtsalt täiega nagu vana elu on tagasi. Nii äge lihtsalt. Oskar. Kuule, su telefon väriselt. Mul on pisaka aknast alla. Jälle, teine episood järjest. Aga ta nagu... Tuun iga kord selle telefoni. Me saame aru, et sa said uue telefoni. Aga sa ei pea uhkustama nüüd, et... Asi pole uues telefonid. Ma tegin ekraani korda. Ja nüüd sa peaksid aru saama sellest, et sul on kõrval ka see nupp, vaata, mis on nagu kinni. Mul on ta ju hääletu peal, ta väriseb lihtsalt. Aga nüüd sa saad panna, sul ekraan töötab, sa saad panna kinni selle. Ta on airplane moodi peal. Siis ei saa keegi helistada. No saab ikka. Aga telefoni ei reageeri. Selles point ongi. Laise saab ikka helistada. Milline tähenäri. Aga rääkides nüüd, oota, kuidas sul läheb, Oskar? Oled oma asjadega reele saanud? No selles suhtes ma olen jõudnud nagu arusaamale, et kui väga, samas see on nagu kuidagi nagu kurb, aga samas nagu kui väga mõjutab telefoni ekraani korrasolek igapäevaelu. Ma olen nüüd võtnud jälle tagasi oma selle nagu toitumise, nii-öelda, et ma nagu vaatan jälle, mida ma söön, mul on see äpp, kuhu ma sisse märgin need asjad, on ju, et mida, kui palju, mis nii, ja siis ma nüüd saan mu see jooksuäpid ja kõik asjad töötavad. Ja siis mul on nagu nii palju nagu stressi vähem, sellepärast, et asjad lihtsalt töötavad. Mu kalender on mul silme ees ilusti niimoodi, ma ei pea säbruse eest lugema. Mul oli reaalselt niimoodi, et ma pidin oma telefoni nagu selle, vaata, kui sul on nagu see ilma home nuputa telefon, siis sa saad tõsta äppi üles ja veidi liigutada teda vasakule paremale, siis ma sealt säbruse eest niimoodi on, Tanel ja Helena kirjutavad, siis ma olen nagu, selge, selle peab ära tegema, pool lauset on kuskil seal. Täitsa vekkis. Wow. Et jah, nüüd on niimoodi ja nüüd ma hakkan vaikselt suveks valmistama ennast, ma olen nii ready lihtsalt, ma tahan nii meeletult päikest saada. Ja. Me kõik tahame, ma arvan. Sest et täna ka, enne ma jõudsin kõige esimesena kohal, aga seda ka sellepärast, et ma läksin nagu 1,5 tundi varem kodust välja, ma käisin poes, võtsin pudeli apelsinimahla ja ma istusin lihtsalt maja ees ja
seda sa päevitamiseks kutsuda, aga lihtsalt nagu silmad Päikse kinni käes. ja kuulad mussi ja jood apelsinimahla ja naudid päikest. Nii mõnus. Maina peesitad. Varsti saab discgolfi ka mängima minna. Meeldib sulle mängida seda, jah? See on täitsa nagu tore nagu aja veetmine värskes õhus. Ja mis sa krimpsutad? No, ei tea, mulle ei meeldi see mäng. No aga siis sa ei pea mängima Jah. seda. Aga ma ei lähe mitte kunagi sinna tasemele, et ma nagu lähen käin nii-öelda nagu golfikotiga ringi seal ja mingi kuradi, no mul on mingi kuradi 20 erinevat diski, vaata. Mul on lihtsalt fun seda sinna visata. Ma käin ka ainult siis, kui nagu mingi sõbrad kutsuvad vahepeal ja siis ma nagu vahepeal lähen, aga mäletavad nagu seda spordina nagu... See on väga endale meeldib panna hullu. Eks seal on ka mingi hasart tekib, et saada kõrgemini, kiiremini, kaugemale vähese korraga. Mul on see teema, et ma viskan õla välja kogu aeg, sest ma olen see vend, kes nagu tehnikat ei ole, aga mul on seda ma lihtsalt viskan ja siis üks vend, kes nagu mängib ka diski, ma ei tea, Eestis mingi profi tasemel ütles ka, et kurat, sul on ikka päris hea parem käsi, vaata. Aga tehnikat ei ole, vaata, siis ma ongi panen jõuga lihtsalt. Ma lendab ju, vaatad, lendab. Minu diskihooaeg lõppes sellega ära, et ma sain diskiga vastu pead. Ma mäletan. Ja mulle meeldib see, et ma sain sellega vastu pead ja siis keegi kuskil oli teinud Instagrami screenshoti ja pannud sinna kuskile discgolfi gruppidesse üles, et nagu issand jumal, vaata seda vendadele, kuidas see nagu kuidas ta nagu kuidas see juhtus? No see juhtus niimoodi, et hakati viskama ja mina olin puu taga, ma ütlesin, nii, ma lähen nüüd puu taga, visake ära, siis et nagu kui tuleb, siis ta läheb vastu puud. Aga siis neil läks kuidagi nagu millisekund kauem ja siis ma viimasel hetkel mõtlesin ümber, et oota, ma ikka ei ole siin, aga ma lähen minema ja ma lähen ja ma näen silmanurgast, ta tuleb ja ta tuli ja mul siiamaani tegelikult juuksed nagu, vaata siin on see arm kuskil. Big brain move lihtsalt. Ja ongi. Ja siiamaani juuksed ei kasva siin nagu, vaata siin nagu on. Siin on nagu juuksed. Täitsa pekkis. Ja mul ongi varsti siuke tunne, et nagu lihtsalt peabki ennast nagu, peabki mulletiga ringi käima hakkama, et see juuksejoon välja ei tule, see on nii haige. Tegelikult seda ei ole üldse näha. Mul oli siuke, siis ma tegin selle, vaata, Keti Uibomäki sai, vaata, selle telekraanaga vastu pead, siis ma tegin selles paroodia pildi, istusin voodis samamoodi, et see panin story'sse üles, et see pilt on tuttav. Aga ei, full peapõrutus asjad olid päris rõhkar oli. Ehk siis sinu hea hobi on discgolf või? Jah, see on fun nagu. Ma olen ka see hull, kes nagu ma sain oma peab... Oled talvel ka käinud või? Jumal tänatud. Ma kaotan ära need asjad sinna sisse ja... Jelkurid olemas ja... No jaa, aga nagu see on jälle mingi extra gear, I don't want extra gear, ma tahan lihtsalt oma sellega, mul on 2 diski reaalselt ja ma lähen käin nendega, lasen teen oma asjad ära ja mul on, ma ei viitsi kuskil külmas nagu, kui on väljas külm, siis tuleb minna suusatama või uisutama või mingid siuksed asjad, vaata, ma ei viitsi nagu ja siis nagu uisutada, suusatada väga palun, aga discgolfi talvel, no thank you. Niipea kui siuksed ilmad väljas on nagu praegu on, siis tahaks nagu just nagu minna metsa puude vahele ja siis nagu teeks. Puude vilus. Jah. Tanel, mis su hobi on? Mis mu hobi on või? No ju sa ole mu hobi. See, mis me praegu teeme, on mu hobi. YouTube on mu hobi. Kõik on hobi. Teeb mu tavatöö ka just, kui on nagu hobi, siis mulle meeldib kätega igast asju teha. Selles suht, no mitte, jah, vaatele. No. Tuli ära. Ma saan aru, me mõtleme kõik selle peale, aga... Ma ütlen välja, jah. 13,5 minutit tuli ära. Aga üks hobi, millega ma pole üldse nagu ammu tegelenud, on gitarri mängimine. Pole päris ammu. Sa mängid gitarri või? Gitarri mängida. Te ei teagi või? Ei. Mu mees mängib gitarri, ma tean, et sa proovisid tinistada, aga ma mõtlesin, et sa nagu ei ole kunagi mänginud. No siis, kui ma proovisin, ma olin täiesti mälus. Seda küll, jah. Ma isegi nagu, siis kui sa näitid seda videot, ma olin nagu, et jaa, mängisin jah. Mul tuli alles siis meelde, et ma mängisin. Oh my god. Mul lauluhäält ei ole, aga ma veits olen nagu tinistanud, jah. Mul oli see, et kui me ühe korra... Ise õppisid või... Meil oligi see, et 18 sain, siis me käisime sõpradega Egiptusel. Egiptusel? Ma just mõtlesin, kas see... No korter on korter. Ära hakka! Korter on korter. Ja siis seal meil leidsime ühe, tema leidis meid, ühe venna, kes eestlane. Raha on maas, inimesed leiavad teda. Seda ära tõusnud või? Ma olen 18. Eestlased leiavad eestlasi. Okei, räägi nüüd. Sa ajad mind kuradi vingesse ja siis ütled, aga räägi siis nüüd. Ma tean. Ja siis tal oli kitarr käes ja siis me mingi 3-4 õhtut järjest
nagu mängisime seal, laulsime ja siis ma mõtlesin, et see on sitaks lahe ja siis ma tulin Eestisse ja siis hakkasin õppima. Sa käisid nagu muusikakoolis või sa õppisid ise ja vabandust, siis on blond. YouTube'is. Aga see on väga hea pluss, mis meestel olla võib. Kitarri mängida. See on täiega nagu lahe. Vaata, mul on see muusika nagu pool täiesti null, ma ei oska laulda, mind ei ole kunagi huvitanud, et ma oskaks isegi mängida. Lihtsalt ei huvita, ma tean nagu, mulle meeldib rohkem füüsilisemalt, ehk siis minu jaoks on täiesti see teine äärmus ehk tantsimine, mis on ka tegelikult on ju muusika, aga nagu reaalselt, kui sa nagu istud ja sul on seltskonnas keegi, kes mängib kitarri, oh my god, see on nii teraapiline. Panedki mingit, mis iganes, kas sa pead välismaa laula või sa pead Eesti kõige tavalisem, nagu lihtsalt, ja siis ongi kõik lihtsalt laulavad. Sellepärast oli, miks ma hakkasin nagu mängima, et see lõkke ääres ja vahet ära, kas oskad laulda või ei oska laulda, aga ja lihtsalt mängid, see on selline feeling. Aga õpi hea uuesti. Ja no ma oskan, aga lihtsalt... Kas sul on enda kitarr ka? Jah, kodus on jah. Ma tahaks täiega kitarri osata, aga minu jaoks on nagu, mina olen klassikaliselt treenitud klaverimängija, on ju. Et nagu minu aju ei võta seda kuidagi, aga see on jällegi õppimise asi ja endale sisendamise asi, aga mul on ilgelt raske minna sellest positsioonist mängimisest sellesse. Akordide hoidmine nagu, ta üritas mind reaalselt, kuidas sa mingid, esimesed on mingi ta-ta-ta, aga siis sa pead nagu hoidma see ja siis sa pead veel vaatama, ma olin lihtsalt mingi see on reaalselt käejooga. Ja siis mul oli veel tol hetkel veits pikemad küüned ka ja lihtsalt, siis ma sain aru, et basic tots, kellel küüned segavad mingi asja õppimist või mingi. Aga natuke võiks küll mingi lihtsam olukorra õppida. Mis ta ütles, et Taukari lugudel on mingi erakordselt lihtne lihtsalt mingi. Ei no kõik lood on enamjaolt 4. Keegi tegi YouTube'is selle compilationi, kus on nagu the same 4 chords ja seal oli mingi 50 erinevat pop-lugu populaarselt. Sisuliselt ongi nagu, et jah. Peab ikka tulema ka seda ikka, niisama ka kohe. Äge. Siuksed muusikalised inimesed meil siin lambist. No jah, juhtub, tuleb ette. Mu vanemad panid väga nagu noored tähele. Mul on see klassik nagu laulja nagu origin story of esimeses klassis pani lauluvõistluse kinni esimese kohaga, vaata, siis vanemad mõtlesid, no oota. Kus kohas sa olid või nagu koolis? Koolis ja Jõhvi gümnaasiumis käisin siis veel, on ju. Jõhvi gümnaasiumis? Jah. Ma käisin esimesed 2 aastat, elasin Jõhvis oma elust, nagu selles suhtes nagu koolielust. Ma ka ei teadnud seda. Oota, kus sa nagu üles kasvasid? Käes nagu Tallinna ja Jõhvi vahel enamjaolt Jõhvis, käes. Ja. Ja siis tulite Tallinnasse või? Ja 3. klassis kolisin nagu permanentselt Tallinnasse. Vau. Kuidas Jõhvi on? Ma ei ole vist kunagi Jõhvis käinud. Ta on väga palju muutunud. Ma reaalselt käisin viimati Jõhvis nagu oma endise nagu elukaaslasega ja see oli mingisugune 2-3 aastat tagasi. Ja siis oli juba see, et nagu siin on Selver vä. Sest meil olid nagu krossipoed ja siuksed asjad nagu. Bussijaam oli. See üks suur Selver, jah. Ja siis kui bussijaam tuli nagu, siis seda ma mäletan veel, siis ma käisin juba mingi 4.-5. klassis äkki ja siis oli juba see, et nagu vanema tuleb nagu bussijaama vastu ja siis lähete sealt morsaga koju, vaata. Oota, ma tahtsin just küsida, sul on mingid vanavanemad olid seal, on seal või nagu mingid sugulased nagu veel või midagi? Enam ei ole vanaisa elasid seal, vanatädi elab Tallinnas. Aga nagu kunagi mul on lihtsalt nagu endise klassi, nii naljakas on see, käid nagu kohtades nagu Svetad ja mingid siuksed asjad Tallinnas, vaata, need, kes Tallinnasse kolivad ja käivad ülikoolides, on ju järsku nagu näed neid inimesi jälle. Ma üks päev nägin oma kunagis klassiõde Elisabethi, shout out to Elisabeth, Svetas lihtsalt lampi õlle järjekorras, nagu ma nagu tšau. Inimesed tema on üks nendest inimestest, kas ta on nüüd täiskasvanu muidugi, on ju, ja nagu naine, on ju. Aga samas ma vaatan talle otsa, ma olen nagu, sa oled ikka veel see sama väike tüdruk. See on halb ju. Miks see halb on? Miks see halb on? Aga ta ongi muutunud, tal on pikad juuksed, tal on nüüd rinnad, kõik asjad. Kasvanud ja arenenud, aga nagu lihtsalt. Aga sa vaatad silmadesse, sa oled nagu, okei, sa oled ikka veel Elisabeth. Selles suhtes, jah. Sest, et jah. Ja väga paljud niimoodi kuidagi nii näekas on, vahetselt nagu on, vahel. Eesti on nii väike konnatiik, kõik teavad üksteist ja siis on see, et sa kohtud uue inimesega, ta on nagu, ma tean Elisabethi või ma tean seda Kadri Janni, vaata. No meil oli niimoodi, et ma läksin, on ju ka, läksin välja, on ju,
reedel ja siis mu sõbranna oli seal ja siis ta sõbranna omakorda, kellega ta siis seal oli, siis ta oli mingi, et siin üks töötaja töötab minu allavuses. Siis tuli välja, et ta on mu parim sõber, onju. Ja siis seesama minu sõbranna tegi siis sünnipäeval temaga neid sekspoosi seal mängus, vaata. Siis meil oli lihtsalt mingi. Ja, just. Ükskõik, vaata, mis töötaja oleks võinud olla, aga nagu täpselt see, kes on mulle väga lähedane inimene. Nii et noh. Ja siis veel muusiku origin story'sse lisada veel see sama kool, kus ma olin ja kus ma selle lauluvõistluse kinni panin väga noorelt oli. Meil oli just selle Elisabethiga ja siis oli Kadri-Ann ja oli üks Sigrid, kellega me tegime Vanilla Ninja paroodia bändi. Wow. Ja esinesime klassiõhtutel. Kes sina olid seal? Ma ei mäleta enam, aga olime 4 ja meil olid need reaalselt nagu need laste need plastik nagu instrumendid ja siis me nagu sisuliselt lip-synkisime ja laulsime kaasa nagu. Ja... Need on nagu need, mis need olid, need mingid staari jäljendamised ja mingid teemad, ma mäletan, mul oli ka algklassides playboxides ja me panime kõik niimoodi kinni needest, väga fun oli. Tegime 3. klass, tegime Barbie Girli ja meil oli klassis üks blond poiss, kes Kenni mängis. Meist klass kõrgemal tegid Umbrellat, vaata. Ja siis, meie oma meeldis ikka rohkem ja siis nad olid nii pettunud. Mingi juhuu. Meil oli ka enda põhikooliklassiga, see oli siis juba 7.8, me panime Playboxi kinni järjest 2 aastat ja siis kui tahtsime 3. aasta veel teha, aga koolijuhtkond ütles, et pooled teist ei käi enam siin koolis, nagu gümnaasium on nüüd juba. Gümnaasium 8. Ei 8-9 panime kinni aastad ja siis 10. nad tahtsid uuesti teha ja nad olid nagu, et kuule, et võiks nagu kind of / klassi reunioni teha, vaata. Aga siis ma hakkasime isegi tööd tegema selle kallal, me tegime mixid asjad valmis ja siis mingi suht viimasel hetkel öeldi, et kuulge. Tanel tegi ka mingit, ma mäletan, sa näitasid veel mulle mingit, mis lugu see oli, mis tegid? Mingit pulli sa tegid seal? Jah, meil oli ka need jõuluõhtud olid. Ja siis me tegime ka tantsu ja siis ma tegin enamasti koerograafia, et see oli ka see, et jumala koerograafiat, au. Ja siis see oli nagu mõnus see, et jõuluõhtu oli mingi detsembris millegi ja siis me esimene aasta hakkasime tegema mingi detsembri keskel millegi, aga siis viimasel aastal me saime teada seda, ütlesime, et kuule, et meil oli eelmine aasta nagu ilgelt hea ja see aasta tahaks veel paremat teha, et me hakkaks detsembri alguses juba tegema, aga mis see oli see, et me tavaliselt võtsime esimesed 2 tundi, siis me läksime magama. Mingi 3 nädalat läksime hommikul sinna, mingi lasketiiru, mis meil oli ja seal magasime lihtsalt. Oh my god. Klassijuhataja küsib, et kuidas seal tantsuga läheb? Kuule, juba vaikselt. Hakkab tulema. Meil on loomingulisus on väga puhulav praegu, me saame. Ja meil oli täiega all in lihtsalt nagu kostüümid. Ma tegin ise mixid valmis, meil ei olnud kunagi nagu ainult üks laul, vaid meil oli, ma nagu mixisin valmis seal nagu mingisuguse popurri ja see oli nii nagu... Sellest on vist YouTube'is ka kuskil video ülemal 1 aastast. Aga me panime ikka nagu ülekaalukalt kinni, siis meil oli vist hääletamine, meil oli žürii oli. Õpetajatele tegime kerge. Käisin isegi klassiõdedega tööstushariduskeskusel ühel üritusel. Me olime siis ka mingi, ma ei tea, äkki võib-olla algklassidest natuke edasi või ma ei tea, või oli natuke nooremad. Ühesõnaga, seal olid nagu üle Tallinna ikka vaata mingid koolid. Ja siis panime kinni, üliäge oli, täiega lahe oli. Aga meil oli ka full kostüümid, soengud. Meil oli niimoodi, et üks pool oli nagu tupeeritud ja teine oli lokkidega. Miks üldse siuke asi, aga nagu... kõik need mingid vahvlilokid ja asjad olid siis teemas, vaata. Äge. See ongi asi, miks nagu peab tegema asju, sest et nagu ongi suvalisem näide, mida me praegu teeme või kus me olnud oleme või teinud oleme, mõtle nagu sellele nüüd, nagu me räägime praegu sellistest asjadest, nüüd oli sisuliselt mingi 10-15 aastat tagasi juba, aga mitte nii palju, 10 aastat tagasi. Ja siis nüüd, kui me mõtleme 10 aastat, nagu, siis me oleme ka mingi, mäletate, me istusime mingi seina tegime. Käisime saunarollil ka, jah. See ka juhtus. Kes ei tea, siis saunaralli meie jaoks ka uus asi, kutsuti pulli tegema, Eesti väike nagu ikka, tutvusi on ja, aga mis ta sisuliselt oli siis see, et mööda küla, sorry. Küla siid ikkagist. See olid ikka kilomeetrised vahetusadega. Mis oli Puhja, oli see alguspunkt, on ja? Oli siis mitmeid saunu, need oli ikka päris palju, üle 10 või?
15 midagi, et ei olnud nagu niisama mingi lihtsalt ei olnud see lapsemäng on jah, et ikka korralikult soe oli ja mõnus ja jõuame kohe selleni, mis saunad seal olid, aga jah, kogu mõte oli siis see, et pane oma võistkond kokku ja mine käi saunad läbi ja tee mingeid erinevaid ülesandeid ja siis kes kiiremini tagasi jõuab, kes kõik punktid ära täidab, kes veel mingeid lisapunkte saab, siis see võidab. Ja seal oli ainult üks võistkond, kes läks nii-öelda nagu võidu peale, enamusti siin nagu mingit chillima. Seal oli üks võistkond ka, kes pidi saatejuhid olema, aga siis arvati võistkondade hulka see siin. Kogemata, jah. Kogemata, ups. Aga me muidugi olime ka nagu, et ülesanne me teeme ära, muide. Pole vaja, jah. Ei ole vaja tegelikult. Aga jaa, ma ei tea, ma ise nagu arvasin, et see on kuidagi teistsugusem veidi see üritus, aga tuli välja, et see on nagu veel lahedam, veel nagu mõnusam ja pluss nagu, et see ilm oli nii hea ja inimesed olid toredad ja väga äge mälestus. On küll, jah. See oli päris üllatavalt meeldiv üllatus. Ja üldse nagu saunad on ju nii head ja saunad, ma olen saunade fänn ka ikka. Nädal aega nokkisin seda tõrva muidugi endal juustest välja, aga no okei. Suitsusanad on toredad. Lihtsalt nagu kogu aeg oli see üks tükk siin kuskil nagu peas. Ja see oli nii tüütu, ma näppisin seda niimoodi. Üks hetk käis klõps. Lind tahab rääkida. Kajakad, jah. Kajakas. Kajakas. Pange see kajakas vait. Aga ja seal oli näiteks siis kilesaun, suitsusaun. Jah. See oli mingid ägedamaid oli. Iintsusaun. Iintsusaun. See oli väga kuum. Ja, Iintsusaun oli küll hea. Mis saun on? Iintsusaun. Mu isiklik lemmik on see koht, kus Tanel ütleb, ma ootast tõmba koomale. Ma ütlesin, mida tegema pean õlad maha lõikama? Nagu Jeesus Kristus, Maria. Jah, ei väga vahva. Järgmine kord jälle, nii et järgmine kord tulge ka. Meil oli pärast see justkui nagu see afterparty ka või? Oli küll, jah. See oli päris ropp raisk. See oli päris ropp. See oli ikka korralik külapidu. See oli niisugune alguses, vaatasin, niisugune lamp vaata on ja siis need Tegelinskid hakkasid selle järjest rohkem purgu jääma. No täitsa, Meissist veidi vanemad inimesed lasid lõdvaks, arusaadav ka, mõni oli korraldanud seda üritust, pinge läks maa, on ju, sõpradega kokku saanud ja et jah. Mäletan seda nägu, kui nagu need asjad ei liikunud üldse, et me siin ööbimiskohta oleks saanud. Siis me olime Taneliga auto taga istme, me olime mingi, äkki oleks ikka pidanud Tallinnasse tagasi minema. Siis me olime lihtsalt mingi, okei, võtame poest jäätest ja lihtsalt vaatame, mis saab. Siis oli juba parem. Ma sain seebi karbi ka. Jaa, oled kasutanud? Muidugi. Väga hea, kuidas tunneb? Väga hea. Ma ei ole seebikarbi fenomenist mitte kunagi aru saanud, aga jah, siis meil oli seal ma vahet ei ole mingi puhkekeskuses olime ja siis seal oli üks sünnipäev oli ka vaata mine metsa me läksime sinna, alguses tuli üks vend sinna üles oota, kõigepealt nagu see oli puhkekeskus oli niimoodi, et nagu tal oli nagu mitu korrust ja siis me olime nagu ühes osas ja siis all oli mingi sünnipäev, kus siis toimus mingi rämmar. Nii. Seal alguses tuli mingi vend üles saata ja siis me võtsime jumal soojalt vastu ja siis ta ütles, et seal all on nagu pidu. Miks ta sinna üles tuli alguses üldse? Kas ta ei olnud selle omaniku poeg või midagi? Ei, minu arust tegi tobi ja vaatas ringi ja siis tuli sinna ja siis mõtlesin, et läheme ka pärast läbi ja me küsisime ka vaata ta käest, et kuidas pidu all on või et kas me võime tulla siis ta oli mingi davai ja siis me läksime sinna alla ja algus oli seal väljas oli jumal ja see vaatas, normaalne ja siis me küsisime ka, et kuule, et on okei sisse minna või ja muidugi sünnipäeva lapsel on kindlasti hea meel siis läksime sisse ja siis ma kohe nägin näod tulid nagu retsid pilgud mingi, mida need siin teevad ja seal oli mõned olid kohe nagu Tanel, Oskar ja siis järsku muusika kinni tuled kõik põlema välja see oli lihtsalt nagu vaat nagu neiu tuli ütlema mingi, et te või siin olla mingi ära mingi vaat see oli lihtsalt okei, chill rahu, aga palju õnne, kes iganes sa oled me otsisime vaata seda sünnipäevalast aga ja siis, mis oli naljakas, oli see, et me läksime siis sealt trepist üles ja siis me saime aru, et seal oli ikkagi nagu peoliste vahel ka mingi omamoodi draama ja nad seal lõugasid oma vahel. Siis me olime nagu mingi, see küll nagu meie pärast ei olnud. Ma ei viitsi kõrdi jaklema hakata, see
Ei, seal üks vend hakkas selline, kus võivad no üks juba ju oli, kes oli ka kaks mingit inimest olid ju veel meiega kaasa, kes seal meie nimetatud ahtekal oli, siis nendega juba oli keegi midagi kuskil öelnud ja siis ta oligi mingi tõukamine, ma lihtsalt see läks väga kiiresti, väga hapuks see situatsioon, ma ei rääst ja mis siis hiljem tulid ikka mingid vennad üles, sest et neil hakkas seal all igav, vaata. Üks vend tuli sinna üles. Ja mis temaga oli? No tal oli, vaata see, et no algus võtsime ka pohhu tule, vaata, ja meil savi, vaata. Ja siis tuli sinna ja siis vaata oli see vene viin oli laua peal meil. Keegi oli toonud. Ja siis ta oli see, et toote vene viina või? Toetate venelasi ja... Oh my god! Täiesti. No mis asja? Lõpeta ära, ne? Rahuna. Mida sa ajad, vaata? Ahah. Mina joon Ukraina viina, kõva vend oled, noh, mine joo kuskil mujal. Rahuna maha, noh. Kaua ma rääkisin, mingi kuridi 5-10 minutit, ma ei viitsinud, ma tõusin püsti, läksin selle venna juurde, kuule, et on aeg lahkuda, vaata. Ta ikka mingi kuridi 5-10 minutit. Läks jah nagu inetuks ära, ta hakkas juba mingeid asju seal ümber lükkama ja mingeid... Rusikasse ka, ma olin nagu see, et ma ei viitsu hakkama hakata, ma tean, et sa saad lõuga, vaata. Ja siis oli ka see, vaata, et ütlesid, sellepärast saadate mind ära, et kui ma hakkasin selle vene viinaga rääkima, et ma ütlesin, et ei ole sellepärast, ei, ikka oled sellepärast, vaata. Siis ma ütlesin talle, et ei, sellepärast, et sa ütlesid mulle, et ma munn. Mäletad, et ütles, vaata, tuli sinna, tutvustas, vaata, ma ütlesin, Madis. Siis ütles, sa ei ole Madis. Ma ütlesin, et okei, ma olen Tanel. Ei, sa ei ole Tanel. Ma ütlesin, okei, ma olen Peeter. Aga see hiljem... Ja siis ta ütles mulle see, et ma ei tean küll, kas sa oled munn. Ma ütlesin nagu... Wow, good joke. Ma olin nagu see, et noh, okei siis. Väga lahe, mis ma selle informatsiooniga peale hakkan. Ja siis hiljem tuli aknaid peksma sinna ukse juurde ja ukse taha ja... Ta ütles, et ma olen toonud teile normaalset Ukraina viina, vaata. Ma ütlesin nagu, et väga kõva, mine uks on seal, mine too, vaata. Läks välja, pani ukse lukku. Siis tuli mingi 5 minutit tagasi, hiljem tuli tagasi. Siis tuli mingi naisega ja siis naine vist juba sai aru, et ta hakkab juba minema siuks, siis tuli tervelt seltskond tagasi tirista ära sealt. Ei, algus oli see, vaata, ta koputas, vaata, ma ütlesin teile, et ärge pange tähele, see on nagu väike laps, vaata. Kui sa paned tähelepanu, siis ta on veel kauem seal. Ja siis järsku hakkas viinapudeliga seda akent peksma. Ja siis te olid ikka mingi, mida ta teeb, vaata, ma ütlesin nagu pohku, las ta teeb, las ta lõub selle akna ära, see ei ole meie aken. Tema peab tegelema sellega, vaata. Ma olen 100% kindel, et see omanik, kes siin on, teab seda. Ja siis tal õnneks tulid jah, sõbrad ja viisid ära ta. Aga see ongi, et see venna on nii fucking suur ego lihtsalt. Erjuse ees, näe. Minu arust nagu inimesed, kes nagu ei oska käituda, kui nad joovad, ei peaks nagu alkoholi tarbima. Peaks nii palju kriitilist mõtlemist, daamid ja härrad, olema, et kui sul nagu... Ei no asju võib ikka tulla, aga tundub, et tal oli ikkagi see iseloom ja isiksus juba siuket vist vaja jaurata. Aga lihtsalt ongi see, et alkohol mõjutab sind siis, et ära fucking joo seda, näe. Ja nagu võõras seltskonnas ka veel nagu noh, saa nagu aru, kui sind nagu viisakalt ära saadetakse, et ära nagu hakka midagi tootma ja nagu ta panigi nagu ennast nagu ohvriks, vaata, mina ei ole midagi teinud, te üldse ise ütlesid. Kõik istusid oli mingi ma kujutaks elu sees ette ennast nagu, noh, ma olen purjus päi kakelnud, aga tavaliselt on see olnud kas enesekaitseks või jah, ongi enesekaitseks, ma hakkasin siia mingisugused muid variante tooma, et nagu fine, aga kui ma peaksin nagu agressiivseks muutuma, kui ma joon, siis ma lõpetan ära joomise. Siis ma muutun lihtsalt lõbusamaks. Siis hakkan nagu veidi rohkem kelbast suust välja ajama, kui ma tavapäraselt seda teen. Ja siis ongi kõik. Või no muidugi on need olukorrad sinu sünnipäeval, on ju. Ma ei tea, mis asi seal lõpuks siis juhtus, aga Oskar oli kuri millegi pärast. Lihtsalt lampi. Ja siis oli ka pärast seda, ma ei joonudki mingisugune paar nädalavahetus, mõtlesin, okei, ma pean natuke maha rahunema, siin on mingisugune sügavam põhjus, miks ma niimoodi reageerisin ja siis nii oligi. Aga see läheb ja väga kokku, et kui sul on nagu mingid asjad nagu hingel või mingisugune probleem ja siis sa jood, siis on lihtsalt nagu nii suur vahe lihtsalt. Sest et oligi nüüd nagu reedel nagu vaikselt joo, chilli, nagu täiega hea vibe on, sest et nagu elus on kõik hästi ja kõik on üli tore ja lihtsalt ongi nagu, ei ole ju seda, et see järgmine päev läheb mingi mida ma jälle ütlesin kellelegi või mida ma nüüd tegin, nagu ei ole nagu seda mingi, miks ma jõin nagu. Joomine on fine, kui see on nagu okei ja nagu see selles mõttes ei riku elu, kui sa oskad seda hästi teha. Just. Et selles mõttes tuleb nautida. Aga võib ka muidugi kainelt nautida. Aga noh, come on, kui sa lähed. Teed väikse kokteili, hea kokteili, no
aga olete ka kaine peaga klubis käinud või? Ma olen väga palju, ma olen ju töötanud nii palju kainelt ju. Et ma ei joo ju end nagu sigalakku täis, ma ei viitsi issand. Kui ma käisin mingi gümnaasiumi ajal pühapäeviti tantsimas, noh. Ma ikka vaja järgmine päev konditsioonis olla. Pühapäeviti tantsimas? Veenuses. Ja Full House on olnud väga mitu korda niimoodi. Aga vaata välismaalased, turistid ja eestlasi on ka, aga ongi. Aga inimestel on puhkused, mis iganes, sünnipäevad, tähistamised, pole ju vahet, mis päev on. On vähesed olukorrad elus, kui ma olen ka pühapäeval pidu pannud. Ma vist väga ei olegi. Need olukorrad on tavaliselt aastavahetus jaanipäev. No siis, jah, suvi ja mingid siuksed. Aga tavaliselt on ikka kestnud. Aga selles mõttes nagu, kui töö välja arvata, siis ikka mingid hetked on olnud, aga ma ei tea, kui näiteks, eksprompt mõte, mingi kuskil keegi mängib või midagi või mingi Hollywoodi minek. Ma olen 5 minutit seal, ma olen mingi ei, ma lihtsalt, ma niisama ei salli seda kohta, sest et lihtsalt see ja siis veel ole veel seal kainena ka, lihtsalt ei vitsi, lähme mujale, lähme ära, lähme lihtsalt koju. Kainena on lahe siis, kui sa oled mingi sõprusseltskonna, kes on täis, siis on naljakas. Vaata, mis nad korraldavad ja räägivad. Aga lihtsalt olla. Aga te olete üksinda, olete kuskile peole läinud? Kogu aeg olen käinud. Üksinda? Päriselt, No minu arust vaata jällegi, mulle nagu meeldib ise endaga nagu aega veeta. Mul ei ole nagu mitte midagi selle vastu, kui ma olen üksi kuskil. Ma käin reisimas ka nagu väga palju, olen käinud üksi. Niimoodi, et ma lihtsalt üks nädalavahetus vaatan, et okei, Pariisi on 20 € edasi tagasi, miks ma ei lähe siis kohvi jooma Pariisi, on ju. Ja lähengi täiesti üksi ja no problem nagu. Ma olen täiesti vastand inimene, ma ei läheks kunagi üksi. Miks? Ei tea. Me lihtsalt ei. See on nii nagu mõnus, mingil määral on see ka teraapiline, sest et vaata, mul on nagu reisisats on paigas, on ju, ma tean, mis inimestega ma saan kuhu minna ja reisimine on täpselt selline asi, mis nagu toob välja inimeses selle, millised nad tegelikult on. Kui sa kellega kuskile lähed. Seda öeldakse ka ju. 3 nädalat toob, mingi 1 nädal ei too. 2-3 nädalat siis toob. Oleneb reisist. Kui te olete plaaninud mingisugused näiteks mingid, ma ei tea, muuseumikülastused, asjad, mida mina nagu väga palju teen, on see, et ma tahan väga palju erinevad kohad läbi käia, ja ma ei tee endale ilmselgelt nagu kava mingist kellast mingi kellani, aga mul on nimekiri. Ja ma tõmban neid sealt maha. Oot, lõuna nüüd kiiremini. Söö nüüd oma see muffin ära, Anne Franki muuseum. Pannakse tunni aja pärast kinni. Me peame minema. Ja ei, ma ei tee niimoodi, siis ma ei viitsi stressata üldse. Kui ma lähen puhkama, siis lähen puhkama. Ja kui ma tõesti ei jõua käia seal Anne Franki muuseumis, aga samas ma jõuan Kochi muuseumis käia, sest mis seal ikka. Samas tahaks nagu käia ka seal baaris õlut joomas ja kõik sellised asjad. Mille reisi lähme? No nii pea kui saab. Sinu taga ootame. Minu taga ootame. Ma pean ootama veel veidi natukene äkki suve lõpus. No teatis. Mama, I'm in love with a criminal. Oh my god, palun ära laula seda laulu, mu endine elukaastlane lasis mulle seda kogu aeg. Mul on allergia selle laulu vastu. Seepärast sa oledki. Kriminaal. Okei. Ta kogu aeg lasi seda lugu mulle. See oli nagu, this is my favorite song, I love it so much. I'm like, yeah, fuck off. Nagu, like, stop it. Nagu. Seda ei ole vaja mulle nagu, mine kuula. See on kõrvaklapid, pane need pähe kuula seal. Sest mul ei ole Britney Spearsi vastu midagi, lihtsalt see üks laul. Aga see ei ole seepärast, et mille pärast, mida ma tegin, et see on seepärast, et see inimene. Kõigil on need laulud. Ja muidugi, ilmselgelt. Jah. Ja on ka väga häid laule. Just. Nagu näiteks Tove Lo Habit. See on väga tore laul. See on Gotta stay high all the time. Kaua sa jaksad kuulata seda? Taneli, jah, ma saan aru sellest omadusest. Aga ma ei saa, see on mu lemmikartist, ma ei saa sinni mitte midagi. See on üks naisterahvas, keda ma suudan kuulata on loop every day 24/7 ja kui ma peaks ühe artisti valima, keda ma kuulama peaks elu lõpuni. Ütle veel üks lugu, mida sa kogu aeg paned. Pressure. Täitsa haige. Iga kord kui... Kuule, ma panen muusika. Aga kui Sonorelli juurde tagasi tulla, siis ma mängisin plaati, kas Pressure ei käinud 6 korda tunni jooksul. No sorry, no. Ma olin seal autos ka, vaata. Ma panen muusika, et esimene Pressure, ma olin nagu...
mul ka nagu mingi weird obsession tuli sellega, kus ma olin ka mingi ma olen laulu, siis mu mees oli ka lihtsalt mingi ei pane. Palju sa jaksad? Ma mingi, Kalla, kas ma üldse jaksa, et ma vahetan lugusid poole pealt või ma nagu kuulan ja kuulan. Meie Helenaga saatmas üksteisel screenshot'e kuulamaks Martin Garrix featuring Top Low Pressure. Yeah. Tanel, kas sul on mingi lugu, mida sa võiksid kuulata? Kogu aeg, Oja laul. Jään ette. See on hea laul. See on hea lugu ja elamusspaas on siuke chillimis nagu saun. Seal on siuke, ma ei tea, ma võin mööda panna, ühesõnaga mingi kinder temperatuur ja käibki joon tätte luubi peal, aga nii mõnus on, sest et nagu seal on niimoodi, et see sein on vist oli mingi, seal oli mingi maal siuke ja siis seal on need kuradi sambla tükid ja mingi ühesõnaga nagu täiega vibes, nagu mega vibes, siis on mõned seal ja siis mingi naljakad lood on ka mingi imelike sõnadega, siis istud seal mingi pärast tuleb meister Jaan lihtsalt. Aga väga lahe. Sulle ei meeldi meister Jaan? Semi kõva on meister Jaan tema jaoks. Sulle meeldib meister Jaan? Haige tegelane. See Eesti laulu video lihtsalt oli mingi mida pekki pohhu sellel vennal. Jaa, täiesti see Parmupilli hullus kunagi välja tuli, lihtsalt see oli mu Summer Jam nagu. See mitte väga kogu aeg. Tommy Cashi ma võin ka kuulata. Jaa. Volkswagen Passat. Euros, dollars, jeenis. Muusika on ikka üks hea asi. On, ja see on nii fun. Tegelikult peaks Oskar minema laulutundide. Peaks tõepoolest, palun mine, anna laule välja nagu. Ma tahan sind kuulata. Mis ma sellest AG-st kuulan? Viimane lugu on ülihea reaalselt. Promo, shout out to Silver. Mul veerus üks asi. See, kuidas ta fake kotonet ja see lihtsalt naljakas, kuidas nagu saab klatsi rääkida. Saab või? Silverist arvati, et ta on gei on ju. Ja siis tuli jälle järgmine Silver, kellest on ka mingisugune värk. See oli lihtsalt mingi... Kas see tuleb nagu nimega kaasa või? Reaalselt. Aga mis toimub? See päris õige. Ja ma ühesõnaga dating appid on just näen, vaatan AG pilt kohas, kus see üldse ei peaks olema nagu. Ja ma just sain nagu this seems very fishy. Ma olin ka alguses segadus, siis mõtlesin äkki ta teeb promo endale, kus ma kirjutasin talle, siis ta oli mingi see. Ma mõtlesin reaalselt, mis mõte, kui ta teeb promo nagu väga. Jah, see oli ilmselgelt jah. Ja siis ma kirjutasin Helena ja siis ma teadsin, et saata kui suheldes, ma ei nagu, kas see on nagu legit või? Haige, millega inimesed tegelevad lihtsalt. Imagine, sa võtad kellegi teise pildi, tuled keegi teine lihtsalt. Sa ei või teha sükest asja, see on mingid Tinderid ja asjad, mis kunagi kogu aeg ka mingi tehti, kellel. Imagine lihtsalt nagu. Instagramid ka, mis vahepeal kogu aeg tehti sinu nimega, mingid loosimängu, mingid asjad, mingid, see oli vist, ma ei tea, kõikidel enam. See oligi mingi, ma ei teata isegi, oligi see, et mul hakati kohe kirjutama, et mingi jama on sinust, vaata, siis ma paningi nagu, ma ise ei saanud reportida seda, sest oli ära blokkinud mu vaata. Ehk siis mu jälgijad pidid nagu reportima, aga suht kiirelt võeti maha. Minu pilte kasutati ja mingi jama. Imagine, sa teed selle profiili, sa blokid ära selle inimese ka veel. Täiesti äiga. Inimesed on ikka... Nad ikka jõuavad. Aga no lihtsalt vaata, nõme ongi mingi, ma ei tea, mis iganes asju nad seal räägivad, et umbes mingid tood võitnud loosi ja mingi tee seda. Tead, mis veel on? Mingid sõnumid tulevad telefoni. Ma ei tea, kas te olete saanud. Ma sain mingi sõnumi, et oled valitud uude töökohta, mingi tunnipalk on mingi 60–120 või mingi jõudsik. Täiega läksin. Kohe kirjutasin meile ja hakkasin minema. Ta isegi ei öelnud tere, ta lihtsalt ma olin mingi, okei, ma tulen töökohast ära, ma olen sinu. Ühes on mingi siuke skämm liigub nagu. Ma tahaks... Aga see ongi see, et lollid, et võetaksegi raha ära. Aga no ma tahaks tegelikult sportlikust huvist kuulda neid telefonikõnesid, mis need nagu vanadelt inimestelt üldse seda raha välja võtavad, seepärast, et nagu ma jään mõtlema selle peale, et nagu mitte kunagi. Ja pealegi minu telefon, ma ei tea, kui paljudel see on, kui mulle helistab SEB, siis mul helistab SEB. Mitte mingisugune võõras number. Täpselt nagu, kui ma ei tea, Töötukassa helistab, vaata, siis nagu, seal on kirjas see. Et nagu ma ei kujutaks elu sees ette, mis situatsioon see selline on, et sul nagu helistab mingisugune võõras number, ütleb, et ma olen panga esindaja ja palun anna kõik andmed. Ma olen nagu... Siin nad on. Ma olen oodanud.
kannate raha mulle, jah. jaa, lõpuks ometi. Šveitsis vanaisa suri ära, et tal on nüüd kuradi kulda vaja, aga tonni oleks vaja. Alustuseks ainult, siis saad 10-kordselt tagasi. Mul oleks vaja seda labidat osta, et saad kanda. Aga Tinder Swindlerit vaatasite või? Ei ole vaadanud. Palun vaadake, sa tead, millest ma räägin. Ma tean jah, aga see ongi nagu huvitav, et kui mees teeb sellist asja, siis sellest tehakse dokumentaal, aga naised teevad kogu aeg seda, jah? Tinder, Swindler, mis ta on? Elaborate, please. Teevad või? Naistel on suhkruissid, mis on legaalsed. Inimesed ütlevad, neil on suhkruissid. Ma sain nüüd pihta. Okei, ma ei saanud. Ei no sellest naised teavad seda kogu aeg vaata, nagu vaata on... Elavad kellegi kulul või? Jaa, aga nad ei pressi ju raha välja. Ta ka ei pressi, ta ütleb, et tal on vaja ju. Otseselt ta ei pressi. No jaoks on ikka väga lappes, noh. No aga naised teevad tegelikult suht sama asja, see on nagu okei, aga kui mingi mees teeb, aga ta, ilmselgelt see ei ole õige, aga ta tegi seda suurel skaalal. Aga tee siis uus film, kus naine pressib siis. See ei lähe peale. Naised teevad kogu aeg seda. Ei no, selles suhtes nagu kui sa pressid käid 10 000. On küll see film ju. Inventing Anna. Noh, näed. Palun. Jaa, keegi rääkis mulle sellest, peaks vaatama, jah. Tehti, jah. Anna Delvi on see naisterahvas saksa tüdruk, kes hakkas inimestelt raha välja pressima, elas uipu elu seal kuradi New Yorgis. Jaa, on tehtud, jah. Mu sõbranna rääkis ka sellest. Mul praegu just jõudis kohale. Jaa, ma peaks seda vaatama. Aga no selles naised, kes nagu teist nagu slut-shame'ivad, samal ajal ise Gucci bag'i välja nuruvad, see on nagu täiesti teine vaid. Jah, muidugi. Okei, selles mõttes ikkagi, jah. Haige nagu, kuidas lihtsalt tehniliselt armud ära vaata kellessegi. Ja nagu ongi mingi räägita tulevikust ja siis lihtsalt tuleb välja mingi nagu petistan ja lihtsalt hakkab sulle võlgu tekitama. Elu lõpuni pead maksma neid võlgasi. Elu on rikutud ja see vend redutab vabaduses. Läks reisile või? Haige teema ju tegelikult. 2 aastat sai vanglat või palju sai? Ei, ta sai minu meelest vähem isegi. Ta mingi natukene istus selle, siis mine ära siis. Haige teema, noh. Kuule, hakkake ka tegema. Lõpeta. Stop. Me ei advocate'i siin kriminaalseid käitumisviise. Jaa, nalja. Ma mõtlesin tõsiselt. Ma juba hakkasin mõtlema. Sa hakkasid enda peale korra mõtlema. Äkki Tanel teebki sükst elu. Räägib siin, et see on ju nii normaalne. See ongi see raha, mida ta maast korjab tänaval, vaata. Jah, lollidel peab raha ära võtma. Kus see Anna Delvi asi on küll päris haige, nagu sa nagu lähed ja ajad inimestele soga kogu aeg. Vaata need TikToki soundid, vaata, kus on see, et nagu I already wired you the money, I don't know the issue with the bank overseas. See sound, see on sealt hüüdist. Jaa, siis ta kogu aeg nagu ajabki, nagu inimestel on see, et maksa lõuna või tee see ja ma juba kandsin sulle, I already Venmo'd you the money ja kõik on sellised seed ja siis... Julm, kuidas peab viitsimist olema. Ma mõtlen ka nagu, et esiteks nagu, kui siuke skeem üldse toimima saaks kunagi niimoodi, et mitte, sisuliselt mitte keegi nagu, hundid söödud lambad terved on ju, oleks see, et ta oleks selle raha välja petnud, ta oleks selle siis nagu, ma ei tea, investeerinud või midagi kasumiga tagasi maksnud ja siis sellest edasi niimoodi läinud ja siis ta oleks saanud selle elu, mis ta tahab ju. Ei, on mul vaja. Ostad bitcoine ja ongi korras või bitcoine, mis iganes vaata. Mulda ja müüd kallimalt. Just, näiteks on ju, et nagu see oleks ju see viis, kuidas see elu nagu on ju, aga tema mõtles, et mina ei maksa üldse midagi tagasi. Mina ei tee midagi. Ei miks mitte? Ja siis on, probleem. Kust tuli probleem? On siis skeem, jah? Jaa, see on päris jõhker. Aga samas kuidas inimene viitsib nii palju häma ajada? Kogu aeg, sul peab ikka olema see enda seest, et sa nagu, ma ei jaksaks. Ausalt ei jaksaks. Mul on nagu niisama, kui ma midagi... Ma räägin, see üllatus ka, ma pidin valetama lihtsalt, et ma tööl olen. Ma olin mingi, oh my god, ma ei suuda. Ajasin mingit kelbast, et issand, mingi vene klient tuli jälle küsima, kus mingit sokke müüakse. Täieslikku mingit jama lihtsalt. Ja üks hetk, saate aru, ma olin poes, läksin mingit värki ostma sinna kingituse juurde ja siis ma tegin häälsõnumi. Mul on nii käe sees need häälsõnumid, siis ta oli mingi, et kus sa oled muidu? Mis blondiin ma palun nagu olen, ma mingi ma olin ukse juures ja mul toodi kaupa okei, tundus nagu oleks poes olnud, ma mingi mina poes tööpäeval kelleks sa mind händisin ära ja ei oli hea, see on see videoklipp sinust, et peaks tegelikult tööl praegu olema, aga ma olen siin kaubamäes Villaga tegeleme sain ilusti vabaks ja vahva. Kas te noorena valetasite palju, jah? Sama.
väga palju. Viskasin, ma hämasin kogu aeg kõik asjad ära ja ma olin see nõmelaps ka, et kes nagu, kui oli karistus nagu vitsa saamine või midagi, ma teadsin, et minu vanaema ei jõua mulle järgi joosta. Ma teadsin seda. Ja me mängisime seda, tuled siitpoolt lauda, ei, me olen teiselt poolt, me mängisime seda mängu. Wow. Ja see olukord oli talle nii nagu ulme lihtsalt, et ta ei saanud mingi hetk mitte midagi, ta oli nagu hakkas irvitama. Sa valetad vanaemale. Tead, mis ma vanaemaga tegin kunagi või? Vaata, Nõmmel on see kuradi mets. Nii. Äge juttu. Ühesõnaga, me käisime, vaata need, mitte välijõusaal, aga kus sul on need puupakus saad tõsta ja siis need redelid ja sealt. Käisime seal, täiega tegime trenni. Äge oli. Mul oli vaata see vanaema, kes tegi neid hommiku võimlemisi kogu aeg siuke. Me õega olime ikka päris nahrad lapsed, ma mäletan lihtsalt nagu, meil olid kogu aeg skeemid. Niimoodi, kui keegi kuskil midagi ära lõhkus, siis oli see, et see, kes ära lõhkus, siis näiteks kui mina lõhkusin midagi ära ja minu õde teadis, et ma selle ära lõhkusin, ta kasutas seda minu vastu ära, ta sundis mind barbidega mängima reaalselt. Aga õige. Ja ma süüdistan teda olukordades, millised on minu sättumused täna. Ja miks sa valetasid? No jah, tundus lihtsam. Yeah. Siis sa ei pea ju tõtt rääkima. Ma olin jah, kogu aeg emme kaus. Ma ei tea isegi, miks. Nii oli lihtsalt. Ma arvan, et see oleneb nii palju nagu väga väikestest nagu asjadest. Ma mõtlen ka, et mul vanemad olid täiega see, et kui ma nagu rääkisin midagi, siis nad ei kurjustanud, aga ma ei tea, miks ma nagu valetasin. Minul on neid jutuajamist oma vanematega olnud, et on mingid olukorrad, kus ma olen nagu tundnud, et võib-olla oleks see reaktsioon võinud teistmoodi olla. Ja siis ma arvan, et sellepärast ka. Sest et on mingid lood, mille üle me nüüd tänapäeval täiskasvanutena nalja teeme, on ju. Kind of like, you know. Aga kõik on fine selles suhtes, aga lihtsalt nagu ma tean, kust see on tulnud. Nüüd. Aga pigem ikka, ma leian ikka, et otse ja ausalt rääkida, noh. Mingid jamad või probleemid on siis... Minu arust on see, et räägi kogu aeg tõtt, siis sa ei pea kogu aeg mõtlema, et mida sa rääkisid. See on nii lihtne lihtsalt. Ja siis on see, et kurat, sa oled nii ülbe ja terava keelega. Siis ma nagu, ma ütlen seda, mis mina arvan. Ja kui sulle see ei meeldi, siis mine sinna, kus on see titt. See titt? Tuli Zlata referentsena. Jah, huvitav jah. Ütleme nii, et vanemaid ja lähedasi sa nagu niimoodi ei saa valida, sõpru nagu saad ja elukaasast ka. Tegelikult nagu... Ma selles mõttes, kui ma näiteks enda emast räägin, siis ju tegelikult nagu me oleme nagu suht erinevad inimesed. Siuke rahulik ja chill ja ma olen ka see, et... Ma olen ikka korralikult karjunud. Näita uuesti milline. Väga kuri. Paugutan uks ja olen nõme tütar, Aga samas on nii naljakas, et nad on nagu erinevad inimesed, aga nad on täpselt ühesugused välimuselt ja häälelt nagu. On see üks video, kus oli ema sünnipäev ja ma reaalselt ei saanud aru enne, et Helena ei räägi, kui ma nägin kaameraga, et Helena ema räägib. Ja siis sa vaatad välimuselt ka, et nagu me nüüd teame, milline Helena on 30 aasta pärast või 20 või 40 või mis iganes. Oleme väga ilus, nii et väga tore. Jaa. See on jah äge, nagu kuidas ma ei tea, nagu vaata, milline mu isa välja näeb, mis ta üldse teeb, aga nagu ma olen täiesti nagu emasse selles mõttes. Nagu välimus kõik enam-vähem. Haige, huvitav. Kas te olete Isisse või EMS-e? EMS-e. Huvitav. Mul on nii oma ema nina, kui üldse olla saab. See on ikka naljakas, ma vaatan pilte vahest, mõtlen. See on nii aru saada, et ma olen oma ema vahed. Ma olen veits iseloomu poolt, olen ka emasse. Aga su vend näiteks? Isasse. On niimoodi, jah? Aga sul õde? Isasse. Äge. Sest et nagu sa saad kohe aru, on see, et nagu minu õde näeb välja täpselt nagu oma isa tütar. Mina näen täpselt välja nagu ema poeg. Ja siis nagu ongi siuke nagu näojooned. Ja tegelikult iseloom ka nüüd, kui ma nüüd selle peale mõtlema hakkan. Ja tegelikult samas tegelikult minu puhul on see, et nagu, et ma olen ema sarnane, aga ma olen ka iseloomult mingil määral. Jah. Ma lootsin, et Rannamajaga vaata. Äkki ilmub mu isa välja, vaata. On mingi
sa korda saadad, vaata. Aga võib-olla läks veel kaugemale. Jah, ma arvan, et ta tegigi seda, ta oli mingi, et just oleks ühendust võtnud. Ei hakka. Oh my god. Igaks juhuks mitte. Kunagi ei tea. Kui sa seda vaatad või kuulad, siis sa võid mulle helistada või kirjutada. Ma on suht lahe nagu. Normaalne ego. Jaa. Oh my god. Ei, tegelikult see on sooja. Pigem. Nad vast lähevad piima järgi. Oota, aga su emme issi ei ole koos? Minul ja minu õel on erinev isa, aga minu isa läks ära nii noorelt, et ma tegelikult. ei tunne nagu sul on ka ühendust temaga. probleemid. Jaa, minu isa on minu siis nii-öelda kasuisa. Et mina nagu... Aga see päris isaga ei suhtle üldse? No, ta on suht... Sorry, et ma seda avalikult ütlen, aga suht muin mees. Ma suhtusin oma tädiga, käisin väga hästi läbi ja ta käis minu vanaisa juures külas kogu aeg, aga ta käis reaalselt külas niimoodi, et kui mina istusin elutoas laua taga, siis ta korra vaatas elutuppa niimoodi oli nagu mida hullu? Ja läksin sisse. Ma kunagi see ei reageeri, ma ei tunne, et ma nagu mõjutatud sellest üldse absoluutselt olen, ma just mõtlen, et tere, munn inimene lihtsalt nagu. Et nagu kuidas sa nagu üldse nagu isegi tere ei ütle nagu. Ja seepärast on ka see feedib mind in of like minu kasuisa, minu isa on. Jaa. No tore ju. Jaa. Tore kutt, jah. Ja Tanelil on emme issi koos. See on äge. No ma kasvasin ka keskkonnas, kus nagu vaata, ma olen suht nagu diskre kakume ja siis nagu alati on olnud see, et mingi periood elus oli see, et mul ei olnud mitte ühtegi sõpra, kelle vanemad olid veel nagu originaalses koosseisus. Neid on vähe, jah? Ja nüüd on neid rohkem. Jaa. Natuke ikka. See on lahe, jah. Noh, eks vaatab siis. Mul oleks ka ikka hea, nagu kuna mul ei ole isa olnud, siis mul on see eesmärk või a goal, et mul oleks nagu, et mu lapsel oleks vähemalt isa. No aru saada, ilmselgelt ju võib juhtuda mingid asju, mida ma ilmselgelt ei mõtle, aga selles mõttes, et oleks nii, et kui midagi on, et siis ta ikkagi nagu normaalne mees, Saa lapsega kokku ja ole ja mõlla, Jah. Mulle meeldib see, et minu ma ei saa vist öelda praegu, aga ma mõtlen selle peale. No, jälle mingid asjad sul. Ütleme nii, et minu kasuemad siis, keda siis on 2, sest et minu isa otsustas tšiki-priki teha, vaata. Ehk siis minu vanem ja noorem vend on erineva emaga sama isa. Ma räägin, see on kärgpere täielik nagu mingisugune nagu paljunemine on siin nagu... Wow! Okay, let's get into my family. Aga ma ei saanud midagi aru, et siis sinu vanem vend... Minu ema, minu isa. See isa siis oli nagu... Algus kärgpelele. Bioloogiline isa siis on. Nii. Temal oli enne naine, kellega ta sai minu vanema venna. Siis ta sai minu emaga kokku, siis ta sai minu. Ja siis peale seda ta sai ühe teise naisega kokku, siis minu noorem vend. Aga siis samal ajal oli juba minu noorem vend, jah. Siis mul oli... Noorem vend, et on nagu noorem vend. Jah, see tähendab, et vend, kes on noorem. Aga ta sai peale sinu emaga. Vaata, sa ei saa nooremat venda saada enne, kui mina sünnin. Ma panin hullu, ma pean käima. Ma olin kuskil, ma hakkasin mõtlema selle kuradi elupuu peale. Sa olid alguses alles omadega. See on pool alles. Ma räägin, mul jookseb ka jumala kokku, sellepärast meil on ka perekonnas see, et meist kõik on venatööd, mida iganes. Nii. Ja siis, oota, noorem vend. Ja siis nagu minu ema, minu kasuema ja minu teine kasuema, kõik saavad läbi niimoodi. 3 kasuema? Ei, 2 kasuema, 1 ema. Ja nad saavad kõik omavahel läbi ja see on nii veider. Aga see 3 tuli? See on nagu peale või? Pärast või? Sinu isal on siis 3 naist olnud või? Jah. Okei, aru saadab. Jah. Wow. Naiste mees. Aga sa suhtled oma vendadega? Jah. Nooremaga rohkem kui vanem, aga vanem elab Kreekas. Kujundab videomänge. Et selles suhtes nagu... Huvitav. Jälle mingi uus fakt, mida ma ei teanud sinust. Jah. Ma räägin, see on mu õde ütles mulle ükskord, et sul on nii palju külgi, et sa oled ring. Ma olen nagu... Lopergune süüke. Jooned on mitu korda üle tehtud, et lõpuks kokku läheks, aga... Ja reaalselt on see mingid punktid on pandud kuskil, et see connect. Sa pead võtma nagu sirkli, mis teeks.
ja siis see mall ka vaata, mis Jaa. mõõdab tuimalt. Ei, väga fun on, tore, et nii palju inimesi on juurde tulnud, aga jah, Wow. life is complicated sometimes. Aga noh. Ei pea. Eks ongi. Ma mingi hetk vaata ka süübisin sellest, et nagu kust mingid, vaata sinu mingid iseloomu asjad või mingid asjad, mis on näiteks minul puhul oli mingi ebakindlus, vaata, ja siis ma hakkasingi guugeldama mingeid asju. Läksid üllatavalt täppi, kui sul ongi näiteks emaga üles kasvamine, siis ma nägin mingi, mida hullu lihtsalt. Et noh, vaata, et isal peaks olema see, ütleme, figuur, kes ongi nagu mingi hullult nagu kiidab ja siuke noh, nii ilus, nii tubli, blablabla, aga noh, see, mis sa emalt saad, see ei ole nagu see kuidagi. See on nagu väga huvitav. Väga huvitav nendesse asjadesse süübides, ma olen raamatuid lugenud nendel teemadel ja siis on see, et vaata, ma nüüd olen küllaltki vana, et ma ei süüdista oma vanemaid mingisuguste otsuste eest, sellepärast, et nad ei osanud lihtsalt toet paremini käituda ja seda ei saa neid veel süüdistada, onju. Ja seda ei tohiks mitte üheski olukorras mitte kunagi niimoodi teha. Jah, okei, kui sul on koduvägivald kodus, siis see ei ole taunitav olukord, aga mingisugused asjad näiteks, et ma ei tea, sa tunned kuidagi halvasti sellepärast, et su emps ütles kunagi, et sa võid sõbra juurde ööseks minna, aga sa ei saa ja siis sa võtad, sa ei saa nagu, you know. Ja mul oli väga huvitav neid asju nagu vaadata täiega, nüüd ma lihtsalt nagu, kui ma tunnen mingisugust käitumist, mitte ainult oma pere, vaid ka sõprade inimeste suhtes, ma mõtlen, ma olen nagu, sa ei oska praegu käituda selles olukorras ja see ongi kõik nagu nii nagu on. Jaa, wow. Ja. Väga täiskasvanulik suhtumine. Ma tänan. Mulle meeldib see, et Tanel on kuskil teises dimensioonis. Ta just istub ja naeratab. Mul tuli... Ta muutus ka selleks üheks puuks. Meil on 3 puhmast siin täna. Ajasin täna ära. Ajasid? Mina kasutasin uut toodet. Mis toodet? Vaadake, on need kuradi kreemid, vaata, mis nagu... Kuradi kreemid. Ja, need kuradi kreemid, mis nagu need karvad nagu ära tapavad, on aga minu kogemus nendega esialgselt... Oh my god, räägi sellest, et mul on nüüd kogemus, räägi. Minu esimene kogemus oli sellega, või esimesed 3 kogemust oli see, et vaata, ma nagu proovin asju, on, et noh, et äkki ma alguses mõtlesin, et ühesõnaga. Ütle siis ühe sõnaga. 2 sõnaga või 3 isegi. Karva emalduskreemid, on ju. Sa pead ostma spetsiifilise, mis on mõeldud intiimaladele. Mina seda ei teinud. Mina mõtlesin, karva emalduskreem on karva emalduskreem. Seega ma määrisin selle igale poole endale. Ootasin. Ja siis tekkis lööve, vaata. Ja siis pärast sa oled... Jaa. Ülirõve oli. Nagu sükke tunne nagu alukad hõõruma hakanud, vaata. Sa ei ole nagu viimased 10 kilti neid ära võtnud, vaata. Ei tulnud villid. Lihtsalt oleks väga punaseks. Kas postil oli raske istuda? Oskar põletas mind saunaralli aftekal vesipiibuga. Ootame kohe joomis siin. Nii. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et mida iganes on ju, siis ma kannatasin ära, selle panin kreemi peale, oligi korras, siis ei olnud karvu on ju ja mida iganes on ju. Toimis või? Et kas on karvadeta või mitte, mina arvan, et ei. Kas see kreem toimis või oli normaalne? No selles suhtes ta toimis, aga 3 päeva oli mul lööve, vaata, see ei ole õige, vaata. Ja siis ma mõtlesin järgmine kord, kui oli vaja. Ei ole, see ei käi niimoodi. Let's go get some lööve. Just like a rash, nagu. Ei, ja siis ma tegin seda uuesti ja siis ma mõtlesin alguses, et okei, et äkki see on võib-olla, ma tulin trennist, vaata, et siis äkki mingi higiga reageerib kuidagi, aga siis 3. kord ma olin nagu vannis, ma olin just ennast ära pesnud. Kas sul on vann kodus või? Jah. 3 korda tegid seda sama. Ja siis ma mõtlesin... Tahtsis ikka eksitusmeetodit. Lihtsalt ja siis see jälle toimus. Ma tahaks ennast piinata, ma tahaks tunda seda persevalu, palun. Ja siis ma reaalselt... Samas sulle meeldib. Ühesõnaga, ja siis ma reaalselt ütlesin too hetke endale, et no ma pigem raseerin. Ja siis nüüd ma sain teada, et on tegelikult intiimaladele mõeldud karvaemalduskreem ja nüüd ma proovisin seda ja see on tore. Aga kas see on nahale hea või üldse? Karvaeemaldus, kui sa karvad ära eemaldad näiteks kaenla alt ja nii edasi, siis sul on nagu vähem higihaisu ja nii. Ei no seda ma mõtlen jah, see raseerimine. Sa mõtled, et nagu mitte nii naturaalne. Tegelikult on savi, ma arvan. Tegelikult on suht savi vist. Et kui me niikuinii sööbime. Aga ma teen seda niikuinii mingisugune kuradi iga 2 nädalal. Et nagu... Nii aeglaselt kasvab see. Ja siin küll, aga siin küll mitte. Siin ma peaks nagu iga nädala tagant ära tõmbama, kui ma peaks endale pähe panema sükest asja. Ma ei pane. Aga kui ma peaks, you know.
mulle jah, kui ongi hakkad mingid koostiseid asju, siis me läheks hulluks, kui me hakkaks mingi üksi pulgi neid asju vaata läbi rääkima. Nagu ma arvangi, et see oleneb, kuidas see on, et mingi firma, see ongi mingi koostis. Aga ilmselgelt jah, võib-olla sa mõtlesid vaata selles mõttes, et kuna karv on ikka siuke naturaalne värk, et miks sa nagu peaksid mingi... Mis story mul sellega on? Mis lähebki sellega nüüd kokku? Miks see nagu oli ka minu jaoks siuke veits siuke? Ühesõnaga, ma ostsin selle intiim oma, sest et mulle üks tuttav soovitas. Panin selle oma tussi peale. Siuke kärsahais tuli. Ja see ongi reaalselt. Ja see oli nii haige, ma olin lihtsalt mingi... See reaalselt lõhnab, kui see toimib, see lõhnab nagu keegi oleks pandud Jaxi ja lihtsalt hakanud põletama, see on ebareaalne. Aga nagu ma ei tea, ta ei olnud nagu väga efektne või nagu... Sa võid kauem peale hoidma. Ma hoidsin, aga ma ei... Hommikul paned peale ja õhtul võtad ära. Ei, see on mingi 1,5 tundi, 2 tundi. Nii kaua? Ja ma võtsin 1,5 tundi peale. Sa tegid nii kaua seal? Seisab lihtsalt. Ja ma vaatasin TikTok'i. 3 tundi. Millega Oskar tegeleb? Või duši all. See asja nii kaua. Ja ma olin seal nagu... See on mingi, vist ongi see 30 minutit peale, aga ma tean, et see nagu... See ei ole üldse loogiline ju. See kallis, kas sa tahad mida läiba tunni jooksul pesema, saad seal duši all vist mingi... 1,5 tundi, mul läheb kuidagi 10-15 minutit, et ma raseerin. Tõmbad üle, jah? Kas te olete nagu mingi kotti ka endale ära tõmbanud pooleks või? 0. Oota, mis mõttes kotti pooleks tõmbad? No nagu lõigad raseeridi sisse, siis, jah. Paned trš. Sa ei ole mitte kunagi sisse lõiganud endale või? Raseeridi, selle masinaga olen jah, aga raseerides ei ole. See on päris jõhker. See on sitaks valus. Yeah. Sa ei ole sisse lõiganud endale tusse. Ma kusjuures ei ole vist nagu tussi, aga ma olen nagu jalale kuidagi ka, et vaata ka nii, vaata, kui ma võtan uue, siis ma ei hakka nagu oma intiimpiirkonda kohe sellega saagima nagu, sest et see võib lõppeda lihtsalt hullude tagajärgedega. Ma olen lõiganud just vahetult enne nagu kohtingule minemist. Või siuksed asjad juhtuvad alati enne. Seda saab kohtingust kutsuda, kui sa lähed lihtsalt sinna ühe eesmärgi pärast, aga lihtsalt nagu ma olen just täpselt see, et lõigad sisse endale, sest pärast võtad ja mul olid just nagu valged Calvin Kleinid ka nagu jalas. Ma mõtlesin, ma sain see verejooksu kinni ja siis ma läksin nagu reaalselt kott verine. Aga kas sa enne vetsu ei läinud? Miks ma käisin pesus ära, ma tegin asjad ära, ma läksin taksoga sinna ja siis asjad läksid käima ja siis ma võtsin püksid ja ära, vaatasin, oi vittu verine. See vend on lihtsalt mingi... Päevad või? Sa tegid nüüd? Ma vaatas küll siukse pilguga, siis mõtlesin... Kotiveri. Kotiveri. No, kuhu me omadega välja jõudnud. Yeah. Juhtub iluprotseduurid on toredad asjad, need ei ole väga nii ilusad, kui nimi võib... edasi anda. Ma ju katsetan seda fotoepilaatorit nüüd. Mm-hmm. Vaatan, kas ta toimib või ei toimi. Sa kasutad seda nagu siin ka või? Oota, ma mõtlen korra, kas ma tegin tussi ka või? Ei teinud. Ma tegin, ma ei tea, ma ei julgenud kohe mingi hakata siukseid. Nagu laseriga omale sinna lasta on veidi hirmus. Ja selle, ma vaatan... Kreemi on okei panna või? Kui sa ajad... See kreem, come on, sul on võimalus laser või kreem. Mul lihtsalt on see, sa paned mingit hapet endale peale ja siis ta võtab sul karvad ära. Aga see on välja töötatud niimoodi, et see võtab ainult karvad. Mitte ja nagu ta võtab ju selle karva näpsu. Ja kunagi oli see ka, et hambapasta pidi tegema sulle head ja siis pandi sinna fluoriidi sisse. Rahune maa. Ühesõnaga, fotoepilaatori point on ka ju see, et see valgussähvatus, mis tuleb, sealt eraldub soojus ja siis ta nagu hävitabki selle karva näpsu lihtsalt. Lamp ühesõnaga tegi. No. Päike on ka kahjulik. Tanel. On karvased jalad või siledad jalad? Tegelikult savi ju. Või ongi Tanelid vist jala. Karvased jalad? Jah. Kui naisel on karvasemad jalad, siis on probleem või? Jah. Ma vaata, see on see vend, kes ei ole pikalt suhtes olnud. Aga siis on vaja ju fotodepilaatorit ja siukseid asju. Ja siis naine, ma ei tea. Need kuradi siletid on olemas. Sa tead ka, kui valus on vaharibadega asja ära tõmmata? Ma olen enda rinna pealt olen võtnud karvu. Ongi nii, jah. Mina küll, ma ühe korra vaharibadega läksin alla korrusele ja see ei olnud tore. Ei, see on teine maailm. See ei olnud tore. Tahtsin midagi öelda, mul läks meelest. Mul läks meelest. Läks meelest. See on tähtis asi. Me ootame siin. Millal? Millest me rääkisime? Karvade äravõtmisest. Karvade äravõtmisest. Tanel oli šokeeritud sellest, et sa mingit kreemi paneme sinna.
vaata, kui hea oleks praegu Spotify's tagasi kerida 15 jaa, ei tule meelde, mul ei tule meelde, aga see häirib mind veits. See tule meelde, äkki see tuleb hiljem meelde. Okay. Lõpetame ära siis. Lõpetame ära. Ciao! Oota, ühte asja, mis ma tahan veel teada. Millal su uus single välja tuleb? Šminga. Esmaesitlus. Nii. 1, 2, 3, 4. Tšinga-tšanga. Ei, see, kuidas see käis, oota? Šminga. Šminga, manga, Ma räägin, see on ülihea lugu. ja nüüd drop. Täitsa versus. Juhu. Ja seda saab kuulata, esmaesitlus on 2025, 13 juuli ja nimi on Šminga ja esitaja on Šmanga. Täitsa pekkis, lihtsalt mitte keegi sa midagi aru mingi. Siis ringi naljad või suuda. Jah, ühesõnaga, kui kuulad mingit lugu ja siis hakkad mingit lüürikat arendama ja siis laulad Šminga ja sealt on kogu see nali ja ülinaljakas, nii et sao. Väga naljakas, aitäh. Davai. Noh. Lähmerdis see oli. Pane korre, oh my god! Ma arvan, et me saime kaanepildi reaktsioonid ka praegu. Ma arvan, et me saame siit kaanepildi reaktsioonid saime ka praegu ühe laksu, kus nad ainult ühe pildi saate mulle. Just kui jah. Aga jah.